Oleme siin Piusa koobastes ja ma olen kinni püüdnud siis giid Pille ning esimene küsimus teile oleks see, et kuidas te sattusite siia koobastesse toimetama või seda giiditööd tegema? Vaata, elu seab ette hästi huvitavaid ülesandeid ja kui sa nendest õigel ajal kinni võtad, siis sa täpselt saad seda, mida sina tegelikult ise tahad hinges. Et see on minu jaoks parim variant. Et kui te olite väike laps või väike tüdrukud, kas te siis kujutasite ka, et kunagi tulete või teete giiditööd või oli teil mingi muu elukutse, mis pakkus teile tollel ajal rohkem huvi? Lapsena ma tahtsin saada, ma olin linnalaps. Tulin maale Tallinnast siia nüüd 20 aastat tagasi, et olla ise üksi lastega, perega ja tunda ennast hästi, see on kõige tähtsam, et hinges oleks rahu. Aga giiditööst ma ei ole kunagi unistanud. Õpetaja amet jooksis ka kätte niimoodi, et ma õppisin õpetajaks, olin õpetaja ja siis vaatasin, et asjaajamuslikud asjad ei saanud nii mindud, et ma saaks lastega rahulikult tööd teha ja otsustasin, et see etapp on möödas, nüüd on giiditöö ja mul on väga hea meel toredate inimestega kokku saada ja siin ise mõtiskleda. Kaua te seda giiditööd juba teinud olete? See on nüüd 3. aasta. Ja kas selle siin 3 aastat pidevalt siin Liivases viibides, et kas see on nagu teid õpetanud kuidagi seda liiva rohkem väärtustama või seda teise nurga alt vaatama, kui tavainimene liiva mõistab? Liiva ma üldse ei väärtusta selles suhtes, et ma väärtustan seda inimest, kes siin on seda liiva kaevandanud, seda loodust, mis siin ümber on. Muidugi liiv jääb ka sinna juurde, aga liiv on klaasi jaoks oluline. Et kui te vahepeal üksinda käite siin koopas, ma eeldan, et te olete käinud siin üksinda koopas, et kas siis on niisuguseid hetki, et käite ja kuulate seda vaikust, mis siis on ja mõtlete millestki väga huvitavast või mis emotsioone selline liivane vaikus teil tekitab? Vaat ma olen niisugune tüüp, et ega ma niimoodi, mul mõtted jooksevad peas hästi kiiresti, ma mõtisklen väga harva, sest mul mõtted on kogu aeg enda jaoks olemas, aga kui ma siin olen, siis ma naudin seda paari minutit täie hingega. Ja siis enne, kui me olime seal väljas, te rääkisite nendest sisalikud olid vist või kes need olid? Need olid harivesilikud. Ma väga tänan teid, mul oli tore.